kõigepealt oleks vaja lihtsalt teha nagu väikene nagu selgitus, et mis asi see IoT on. Hakkame sellest pihta. No see on midagi väga lihtsat. Samamoodi nagu inimesed on internetis, siis võivad ka asjad internetis olla. Ja võib-olla siin pärastlõunasel ajal sobib selline slaid illustreerimiseks, et kujutame ette, et meil on selline kena köök, lisaks heale toidule, on meil ka mingisugused masinad, koduseadmed, mis omavahel suhtlevad. Sa ei mõtle siis seda, kes seal nõjatub, vaid ikkagi masinaid? Pigem ikkagi masinaid, aga kindlasti ei saa ka tähele panemata ette seda, et sellel inimesel on käes nutitelefon ja nutitelefon on kindlasti üks äärmiselt oluline asjade interneti komponent. Võib-olla isegi üks kõige olulisemaid asjade interneti asju. Ehk keskne tegelane selles võrgus kuidagi on ikkagi inimene, aga asjad tema ümber võrgus olles moodustavad mingi või pakuvad mingi uue kvaliteedi. Ja ma võib-olla kommenteeriks veel seda, et ega siin midagi uut ei ole. Võib-olla uus on see, et kui meil tarka kodu on olnud võib-olla siin 20 aastat mingisugused turvasüsteemid, siis huvitav on see, et need masinad ei pea olema ühe tootja omad. Et on masinad, mis kuidagi automaagiliselt leiavad üksteist üles, hakkavad suhtlema. Ja see võib-olla on oluline nüanss. No ütleme, et see on selline reklaampilt, mida siin on ka juba nagu aastaid näidatud, üht teistsugust või kolmandat sugust ja sellist köök on võib-olla nagu lihtsasti mõistetav, eks ju, et kõht läheb tühjaks ja külmuku sisu täitmine on selline tavaline situatsioon. Kui kaugel me praegu nagu selles reaalsuses oleme? Kui palju seda IoT-d asjade interneti maailmas on? No siin on üks selline iseloomustav slaid, tähendab, mis näitab nüüd seadmete arvud. Et siin on siis eraldi võetud IoT-seadmed ja sellised tavalised nutiseadmed, telefonid, arvutid, mis meil tänapäeval ka on. Seda slaidi võib nimetada niimoodi, et kus on kasv. Ja kui me vaatame praegu aastasse 2018 näiteks, 2019 niimoodi, et siis punane alumine ongi need IoT-seadmed, mille arv sisuliselt 2025. aastaks 3-kordistub. Samas ütleme need traditsioonilised seadmed, mis on praegu meil umbes 10 miljardit, et nende kasv on ainult 10%. Et selles mõttes, et see maailm tõesti väga tõsiselt muutub siin lähimate 5-7 aasta jooksul ja selleks peab olema valmis. Et ma lihtsalt natukene ka omalt poolt ütlen see, mis on IoT minu jaoks, et võib-olla siin seoks nüüd kokku seda IoT ja innovatsiooni. Et minu jaoks ongi IoT sisuliselt innovatsioon, et see on selline lähenemine ja mis nagu annab tõepoolest, vist Cleveronis ka rääkis niimoodi, et sa võtad vana asja, paned talle tarkuse juurde, kasutad seda uut moodi, see on innovatsioon, see tarkus tähendab sisuliselt seda, et sa paned sinna siis side, mingi komponenti juurde, sa paned sinna sensoorika juurde, ja see seade hakkab nagu nüüd läbi tänu võib-olla mingi pilvetehnoloogiatele ja siis võrgutehnoloogiatele suhtlema. Et ta suhtleb mitte ainult sinuga läbi seal, ma ei tea, mobiiltelefoni, vaid ta suhtleb ka teiste seadmetega. Ja see üsna siis nagu niimoodi efektiivselt, et inimest isegi sinna vaja ei ole, lihtsalt natukene kontrolli võib-olla. Aga seleta veel ära, mis seadmed need siis on, mis IoT-seadmetena seda 3-kordset tüpet siin 5 aasta, 6 aasta jooksul teevad? No näiteks siin on üks hea slaid, kus võib näidata, et autod kindlasti väga selline kasvav IoT-seadmete hulk. See slaid iseenesest on tööstus 4.0, Eestis väga populaarne teema. Sakslased loodavad, et see annab kusagil majanduskasvu kusagil seal 8% juures. Me seame masinad niimoodi üksteisega suhtlema, et meil ei ole enam, et nüüd see on mingisuguse ühe tootja, ABB tootja masin ja see on nüüd teise tootja masin. Näiteks 2 erineva tootja robotit suhtlevad endaga omavahel, siis muidugi see kohvikann suhtleb kauplusega näiteks, tark ostukäru, siis kindlasti infrastruktuur näiteks, mis kontrollib, et kas tee on libe, kui me saadame vanaema poodi näiteks, kas tal on oht kukkuda. Võib-olla on sul veel mõni hea näide? Ei, no siin on selles mõttes, et tööstuse kohta võib öelda, siis see on tõesti nagu tundub, et see on tulevik praegu ja see tõepoolest muudabki kogu maailma ümber, sest see tööstus hakkab tegema need isejuhtivad autoid. Ja see, kui see tööstus on ka täisautomaatne selles mõttes, et
ka suhtlevad need robotid omavahel seal pilves, ümberprogrammeerimine käib sisuliselt niimoodi, et vajutatakse uus nupp ja nüüd uus toode konveeris tuleb välja ja homme jälle uus ja siis uus ja robotid kogu aeg ennast parandavad. No nagu, on mingi Terminaator film on jah, kes nägi, seal on see Skynet, et midagi sellist ja tegelikult siin midagi sellist siin ootab. Aga no ilmselt inimesel on kindlasti mingi roll olemas, et inimene seda kontrolli ei kaota siin. Ja noh, see on ka ju asjade internet, jah, selles mõttes, et see nunnu auto, millest me siin rääkisime, et tegelikult see on tänapäeval sellise terve selle elektroonika tööstusharu peamine vedur. Et kogu see maailm, see investeeringud, mis praegu sinna tehakse, see number, ma võin praegu eksida, aga aastaks 2025 vist see siis summa ületab $1 triljon vist. Vot seda raha tähendab kindlasti hakatakse tagasi küsima, noh siin jälle Cleveronil võib nagu tuletada meelde, et 900 miljonit lihtsalt pannakse kohe kiiresti niimoodi pakirobotitesse või seda tehnoloogia sisse. Ja nüüd igal pool on see. No aga see võib-olla aitab meid nüüd jõuda siia teede ja tänavate juurde ka, et kui me juba räägime sõidukitest, siis need sõidukid kusagil peavad sõitma ja tõenäoliselt teed ongi need, mis siis peavad vastama sellele muudatusele, mis IoT abil, asjade interneti abil logistikas transpordis toimuvad. Mis asjad need on? Jah, siit tuleb paar slaidi siis ette hüpata. Et pildid siin kogemata sattus siia Cleveroni auto, pakirobot. See ei ole mingi reklaam. See ei olnud mingi reklaam, see on juhus, täiesti juhus, et ma isegi ei näinud seda, et meil siin on Cleveroni ka esindaja olemas, üks seesama robot ka sattus siia kogemata. Et see ei ole ka reklaam. Lihtsalt on näha, et see maailm on suht kompaktne siiski. Tähendab, et selliseid hästi toimivaid või selliseid kontseptuaalseid hästi toimivaid asju on ikkagi veel sellel maailmas suhteliselt vähe. Aga teede ehitus tõepoolest väga selline säästev, selline robot, aega säästev, mis võib-olla tõesti parandab kellegi elu kvaliteeti, et sellele, et ta ei pea enam toimetama seal objektil, vaid robot teeb kuskil öösel tema eest kogu selle töö ära ja hommikul lihtsalt ta vaatab selle töö tulemuse üle korra ja paneb jälle ülesanne käima, läks kohvikusse, robot jälle käima. Aga ma võin siin nagu... No võib-olla eelmise ettekande raames ka, et kui me räägime, et mobiiltelefon, üks IoT seade, siis see on väga klassikaline näide, kuidas me saame IoT-d kasutada selleks, et mingisuguseid andmeid koguda. Et võib-olla Araabia kevad oli üks selline näide, kus mobiiltelefon kui IoT seade kasutati väga laialdaselt näiteks sellise tõendusmaterjali saamiseks, teha pilte. Aga see on ju suurepärane võimalus, väga odav võimalus saada informatsiooni tõesti, millises olukorras meie teed on. See on üks paremaid teedeehituslikke IoT näiteid, mida ma kujutan ette. No siin hüppavad slaid natukene, aga siin talihoole tähendab kohta kohe selline suht tuttav pilt juba meie nii-öelda veebiteenusest, et mis on siis ehitatud teelmajaamade andmete peale, et võime öelda niimoodi, et Eestis on üsna edukalt ikkagi juba 25 aastat töötanud teelmajaamade infosüsteem, mis on IoT praktikas tegelikult, sest seal toimub andmete kogumine, andmete salvestamine, andmete edastamine, siis juba tänapäeval ka nende andmete levitamine, töötlemine ja lähituleviku ennustamine ka. Et selles mõttes, et vaatades neid kaarte, graafikuid, pilte, kõik seda kogu infot komplektselt suudame teha mingisugused otsused juba oma igapäevastes tegevuste jaoks, näiteks talihoole optimeerimine mingil määral või lihtsalt mingisuguse kriitiliste ja selliste raskete ilmaolude tuvastamisel. Ütleme, masin ka täpselt teab seda sama, mida nüüd me saame nende graafikutel ära lugeda. Ja see masin lihtsalt praegu tänapäeval meil väga hästi veel ei oska suhelda inimesega, aga juba lähiajal me ikkagi käivitame sellise teavituse hoiatuse, et muudame seda süsteemi niimoodi, et sa ei pea enam seda jälgima, vaid vajaduse põhiselt, et süsteem ise annab sulle märku, millal on vaja seda ennast jälgida, et millal võib olla see kriitiline olukord saabub ja millal sul tuleb juba võib-olla seal nutiseadmest pöörata tähelepanu juba arvutile suuremale ekraanile. Minnes selle teemaga natukene
niimoodi nüüd lendu, tähendab, kuna see on võib-olla selle meie lõpu ettekande ka eesmärk, et võib püstitada sellise võib-olla suurema nüüd ülesanne, et miks mitte automaatne talihoole, et meil on tegelikult ju kõik asjad, eeldused selleks juba tänapäeval on olemas, isejuhtiv maailm areneb, siin robotid sõidavad, noh, see on põhimõtteliselt ka võiks olla ju robot, ainult natukene suurem, jah, et hea geoalus meil on olemas T-register täis andmeid, meil on olemas lähiennustuse prognoosimine, me oskame teavitada, hoiatada, me teame natukene ette, nüüd paneme autosse kogu selle tarkuse ja las ta siis sõidab siis, kui on vaja ja las, nagu räägitakse, see vesi lendab, jah, ja meil on talvel nagu suvel. Põhimõtteliselt see on teostatav, et keegi võib küsida, et milleks seda vaja on, millist probleemi lahendatakse, probleem on seotud kuidagi liiklusohutusega juba. Et mida paremad meil on siis nagu teed hooldatud, seda vähem neid õnnetusi seal juhtub. Nii et ise oleme ka veidi, ma võtan veel ühe slaidi, veidi oleme seda teemat ka katsetanud Tehnokeskuses, et niimoodi ka räägitakse, et võib-olla ristvaraarendus tõesti pole nagu siin Eesti jaoks väga hea teema, et seal nagu siin ka öeldud, parim praktika ülevõtmine, aga me siiski proovisime, meil oli nagu iseendas nagu põnev teada, et kui kiiresti, kui hästi praegu me saame seda asja ka ise arendada oma maja sees ja siin koostöös siis Tallinna TalTechiga ja teiste Eesti ettevõtetega vähem kui poole aastaga me saime valmis ühe sellise energiaefektiivse sensorseadme, mis mõõdab igasuguseid ilmastikuparameetreid, temperatuure, kihte ja edastab neid siis juba selliste, mida nimetatakse juba IoT-võrkudeks, jah, Sigfox ja NB-UT ja LoRa võrkude kaudu edastab internet juba edasiseks töötlemiseks. Et nüüd ütleme, kui sellised väiksed seadmeid, sensorseadmeid panna, kui me tahame seda automaatseks talihooleks jälle nagu jõuda kuskil tuleviks, siis sellised seadmed loomulikult tuleb nagu rohkem panna teedele, et need hakkaks rohkem andmeid edastama pilvedesse töötlemiseks ja siis juba nende seadmete vahel me saame juba kuidagi moodi interpoleerida, aga põhimõtteliselt nagu suhteliselt odavad saame plahvatuslikult võib-olla kasvatada seda seirevõrku ja see tõesti, see kõik on nii lähedal, et nii käega katsutav, et ma kujutan ette 2025, jah, meil ongi tõesti väga selline automaatne selline maailm. Ops, vabandust, jälle üks slaid hüppas üle. Ma võib-olla kommenteeriksin, et mis on selle asja ilu. Asja ilu on see, et need sensorid võivad olla väga pisikesed. Et kuna sensortehnoloogia läheb kogu aeg väiksemaks, raadioside läheb kogu aeg paremaks, siis meil ei ole vaja enam suurt seadet, mis võtab meil palju ruumi ja võtab ka palju elektrit. Me saame selle sama ilmasensori teha väga pisikese ja panna tõepoolest, nagu Stan ütlesid, kümneid, sadu sensoreid. Tuhandeid, võib-olla miljoneid. Ja sellisel juhul on ilmajaamade mõttes on väga kasulik panna neid selliseid mõõtepunkte kusagil 10 kilomeetri kaugusele. Praegu Eestis on ilmajaamasid 60-70, siis meil saaks olla vabalt 600. Ja tänu sellele on ka mõõtmine on parem, prognoosimine on parem ja ma tahaks loota, et siis padaoru kordumistõenäosus on ka väiksem. Jah, vähemalt kõik on valmis selleks, et midagi ootamatu ei tule. Et me ootame, praegu sellised süsteemid, nad võimaldavad tõesti varuda aega, tähendab reageerimiseks, umbes, ma ütlen, meie see praegu kogemus näitab, et 4 tundi ette me teame olukorda väga täpselt. Et võib-olla sinna natukene kaugemale vaadata, seal on ka jälle hakkab seal on mitu stsenaariumit, kuidas see olukord võib areneda, aga nagu teadlased ka räägivad, et see tehisintellekt meil aitab siin ka kaasa lähimatel aastadel, et me saame kõik need võimalikud stsenaariumid läbi arutada ja statistiliselt ka veel vaadata, kas nüüd nende realiseerimise tõenäosust. Ja siis ilmselt saame väga täpse sellise ennustusega kaugemale. Mis muudatuse uued võrgud toovad? Et kui me teame, et me täna räägime siin 5G tulekust ja see 5G ei ole tegelikult enam hädavajalik mitte, ammu enam mitte kõne kontekstis, mitte enam andmevahetuse kontekstis, nutiseadmete omavahelises ja võrkude küsimuses, vaid just pigem IoT kontekstis. Mismoodi? Miks seal IoT tähtis on?
või vastupidi, et miks see IoT kontekstis tähtis on? No transpordi puhul on väga oluline see, et me saaksime informatsiooni reaalajas. Kui me kujutame ette siin näiteks seda sama joonimisrobotit ja isejuhtivat autot, siis nad peavad kindlasti omavahel suhtlema, teadma, et üks on läheduses ja see on ajakriitiline. Meil ei ole transpordi mõttes või IoT mõttes ka üldiselt ei ole kriitiline, kui palju andmeid me saadame. Noh, võtame jälle teisele poole jääb siis see piltide salvestamine. Aga üldiselt IoT võrgud on sellised väikese andmemahuga, tänu sellele tuleb ka energiaefektiivsus, aga meil on väga oluline, et see informatsioon oleks meile kättesaadav reaalajas. Ja siin on nüüd siis selline, 5G on selline tehnoloogia, mis garanteerib selle hilistumise mõne millisekundi jooksul. Kui me võtame näiteks võrdluseks tuumajaama, siis tuumajaam on väga aeglane protsess, seal 50 millisekundit, eriti midagi ei juhtu. Aga autode omavahelise kokkupõrke või inimese auto alla jäämise kontekstis see mõni millisekund on väga kriitiline, pidurdamise aeg. Ja selleks on nüüd 5G oluline. Ja see on, loodame, et see 5G kiiresti võetakse kasutusel. Muide, nüüd veel transpordi mõttes siin on 2 konkureerivat tehnoloogiat. Üks tehnoloogia, mis on arendatud Wi-Fi sarnasena ja seda on tehtud kusagil nüüd 10 aastat. Ja see hakkab nüüd jõudma ka esimestesse autodesse. Et me oleme sellises mõttes huvitaval ajal, et Eesti peab tegema nüüd ka panused. 5G on kindlasti üks sidestandard, mida Eestis juurutatakse ja kasutatakse, aga on olemas ka alternatiivsed standardid. Siin on võib-olla selline väike mõtlemiskoht, et mida me Eestis hakkame toetama ja kuidas toetama. Et tõepoolest need isejuhtivad autod saaksid hästi suheldud omavahel ja ka inimene oleks seal. Et me peame tegelikult arvestama ka sellega, et inimene suudaks ka autoga suhelda, mis viitab võib-olla sellele omavahelisele kommunikatsioonile, et me peame selle kuidagi lahendama. Siin võib olla veel nii palju, et nagu varem võib-olla ka siin on räägitud, et kui tehakse otsus auto sees, selles mõttes, et isejuhtiv auto on need 2 sorti, et on selline, mis nagu varsti võib tulla siia juba turule ja isegi mis on juba sõidetud ka vist. Mis on olemas ikkagi täiesti reaalselt. Jah. Ise ka proovisid, et selles mõttes, et sellised autod on olemas, need oskavad otsus võtavad vastu, analüüsivad keskkonda, oma andurite abil teevad kõik need mõõtmised ja võib-olla isegi tal on sees mingisugune hästi suure resoga selline aluskaart ka, kui ta jääb hätta, siis ta ennast ikka ära positsioneerib seal ära ja leiab selle mugava koha, kus lihtsalt peatuda. Aga tulevikus, siin oli ka üks slaid selle kohta, et autod hakkavad omavahel suhtlema ja kuskil need otsused hakatakse tegema mitte autodes enam, vaid pilvedes, vaid just seda tehisintellekti abil. Ehk teiste sõnadega hakatakse autode, kuidas ma ütlen, sellist liiklusvoogusi kontrollima, et kui kiiresti need autod peavad liikuma sinna ristmiku näiteks sinna alasse, et esiteks ei oleks ummikuid ja teiseks, et nad ei oleks mingisugust liiklusõnnetusi. Siis lisaks sellele loomulikult, et autod, mis sinna jõuavad, peavad kaardistama ka seda piirkonda, ka reaalajas, ja kui nad midagi ohtlikku näevad, nad peavad ka kohe pilvesse seda edastama. Selleks on vaja 5G-d. Et siin ilma selleta, mitte kuidagi ei ole võimalik seda probleemi lahendada. Ja praegu selle ala nagu töötakse, aga tähendab 5G-d või seda teist tehnoloogiat. Aga igal juhul reaalaja tehnoloogiat, jah. Ma saan aru, et see ilmatuvastus ja teehooldusega seotud andmete kogumine, et see on see, mida Teede Tehnakeskus praegu teeb ja mida te nagu arendate väga aktiivselt. Mis asjad need veel võiksid olla, kui natukene niimoodi proovida mõelda, mis on mingid sellised võimalikud käega katsutavad projektid, kus kas teede ehituse või pärast nende hoolduse juures saaks IoT-d ära kasutada? Kahtlemata on üks asi, et me peame selle tee ilma info kokku viima selle isejuhtiva autoga. Et kui me praegu ehitame need süsteemid nii-öelda eraldi, siis ühel hetkel peab see, nagu Stan ütles, et meil on võimalus see, et meil on kusagil selline suur koordinaator, mis on täiesti võimalik selline lahendus, et meil kusagil tehakse need liiklusotsused hoopis mingisuguses pilvelahenduses ja see nii-öelda otsus, et kuidas keegi peab liikuma, jõuaks tagasi siis sinna auto peale. Meil võib-olla ei olegi üldse mõtet teha niimoodi, et iga auto on nii-öelda iseenesest tark, nagu see on praegu tavalise autoga, mis täielikult muudab seda paradigmat. Nüüd tekib meil see võimalus, et kuidas me üldse planeerime oma liiklust.
Me võime ju selle asemel, et kasutada ühte veoautot, kasutame veoautorongi, me peame kokku panema selle ütleme erinevate kaupade logistika, me peame siia sisse tooma näiteks inimeste liikumisvajaduse. Meil ei ole ju mõtet, nagu Eestis juba piloteeritakse, meil ei ole mõtet saata pikka suurt bussi liinile, kui tegelikult meil on 3 reisijat. See kõik läheb sinna poole, et ühelt poolt on meil tarvis andmeid, tee seisukord, kui kaua auto näiteks läbib 200 kilomeetrit, loodame, et see ei ole kusagil nagu mägedes, et on 5 tundi, et see läbitakse ikkagi suhteliselt kiiresti, siis millised on inimeste vajadused, millised on meie liikumise võimalused, oskad sa veel midagi tuua, panna see kõik ühisesse tervikusse kokku ja see on nüüd see asi, kus me saame mingisuguse lisaväärtuse. Ja me peame nüüd liikuma oma mõtetes, vähemalt oma plaanides sinna poole, et mida me saaksime teha, et see oleks Eestis tehtud nagu hästi. Iseenesest on need liikumisandmed on ju ka tegelikult olemas, et see, kus me liigume, on nagu punkt-punktit ikkagi, ma tea, üsna Google teab väga hästi. meetri no see, kes andis ja kes pani linnukese seadmesse, et ta jagab andmed Google'iga, see ongi see, ütleme, üks nendest andmete allikast. Ja kui me siin nagu 1000 inimest on pannud selle linnukese sisse, siis need andmed on väga adekvaatsed ja väga, ütleme, operatiivsed ka. Et neid saab kasutada loomulikult ja Google seda teeb juba täna. Selge, suur aitäh teile. Hea ülevaade sellest, mida see asjade internet võiks tuua. Aplaus, suur tänu.